Olen Maiu Mooses ja kui ma mõtlen selle küsimusele, kuidas Pärnu Sütevaka kool on mõjutanud minu elu või siis nagu tegemisi või mingeid asju, et siis esimene asi on ikkagi inimesed, et sa satud äkki mingi seltskonda, kus on ütleme, sa justkui satud omade sekka. Ja samas on nad kõik väga eripalgelised nii oma käekirja poolest kui ka iseloomu poolest. Et ma arvan, et võib-olla see on üks esimene võtmesõna, kui ma üldse mõtlen selle kooli peale, sest sealt on kujunenud välja ka teatud sõprusringkond, osadega suhtled väga tihedalt ja osadega võib-olla vähem tihedalt, aga see ei tähenda seda, et nad oleks nagu täiesti kadunud või ütleme siis keskkond ikkagi on andnud võimaluse jälle uue nurga alt midagi nagu siis, kuidas öelda siis nagu avastada või hakata nägema mingi teise nurga alt asju. Ja pigem siis ikkagi jälle seesama asi, et läbi siis nende inimeste, kellega siis kokku puutusid, et see võimalus. Võib-olla lihtsalt nagu esimese ühe näitse toreda raaksuna mul tuleb kohe meelde näiteks Isabel, kes väga oskas väga vaimustunult rääkida erinevast kunstnikest ja siis ta eraldi veel tõi välja mingisuguseid asju, millele nagu tähelepanu pöörata. Ja mis veel, et üks oli see töö tegemine ja ma arvan, et kui ma mõtlen, et mis oli seal meile kooli pluss veel, ta andis julguse. Et mingi julgus teha ka seda, mida sa ei valda või millest sa eriti midagi ei tea või et kuna seal oli seda vabadust teha, ka kuidagi proovida ja katsetada ja kuidagi seal see õhkkond ja kuidagi see kõik see seda soosis, et hiljem jäi ka seda nagu julgus nagu seda edaspidi ütleme, tundmatus kohas vette hüppamist. Et isegi kui sul tunned, et tegelikult ikka üldse ei jaga. Või et võiks võib-olla rohkem midagi sealt alppõhjana rohkem osata, aga siis võib-olla see, et aga proovin. Et ma usun, et see on tulnud sealt, sellest koolist mingi osana, et kindlasti et see ei ole oluline, kas sa oled konkreetselt seda või teist asja õppinud, aga kui tahab proovida, siis proovi ja mitte ainult see jää su proovimise peale, et sa võid ka seda kellelegi näidata. Et see ei pea jäädma sulle lauasahtlisse, et isegi kui sa oled väga kriitiline mingitel momentidel, aga sa võtad ikka ette. Või vahel mulle endal nagu tundub nii enda puhul, et see on suur asi. Ja, olgu. Ja.